Nii, tänu Jumalale. Nii, olen piisavalt kõvasti. Ma räägin täna edasi siis sinu suusõnadest. Ja pealkirjaks on sulle saab see, mis sa ütled. Ja see on tõesti nii. Nüüd aga enne kui ma lähen selle sõnumi juurde, siis üks asi, kas või isegi selle teemaga on see, et väga sageli inimesed arvavad, ka isegi kristlasena, et teatud printsiibid on neil juba selged. Ja kui need hakatakse uuesti rääkima, siis vahest nad lülitavad ennast välja, sest nad arvavad, et juba nad teavad, kuidas asjad käivad. Ja vahetevahel on ka see, et kui sa õpetad mingeid printsiipe, siis sa avastad, et inimesed ei ole päris asjast niimoodi aru saanud, nagu sa oled mõelnud. Ja ma teen ühe näitliku õppetunni. Joosep, kas ma võin seda kasutada? Ma tule siia ette. Ma annan sulle mikrofoni. Nii. Mul on siin üks pintsak. Nii. Sa keera mulle selg ja nüüd hakka mulle andma juhised, kuidas seda pintsakut selga panna, aga eeldusel, et mina ei tea pintsakutest ja kõigest sellest, mismoodi neid selga pannakse, mitte midagi. Ma pole kunagi ühtegi pintsakut selga pannud, ma ei tea, kus kohast, mismoodi ma pean seda tegema, mis august või kus kohast ma pean sisse midagi pistma või mis asi üldse ongi. Nii, pane see mikrofon käima ja anna mulle juhiseid, mismoodi ma pean selle pintsaku selga panema. Sa pead üsna detailseks minema ja üsna konkreetselt ja selles mõttes eeldama, et nagu ma ei jaga asjast mitte mõhkugi. Okei, võta see pintsak kätte. No okei, see on pintsak, jah. Nii. Nüüd seal on 2 auku, näed? Nii, seal on 2 auku. Ja siin on 2 auku. Nüüd... Mis ma neile aukudega tegema pean? Võta siis nendest nööpidest kinni või sellest nööbist ja nööbiaugust võtta kätega kinni. Okei, nööbiaugust. Ühe käega nööbist, teise käega nööbiaugust. Nööbiaugust, okei. Nööbiaugust. Ja nüüd ma teen eelmisega. Nüüd seal... Okei, nüüd see käsi, mis on sul nööbist kinni võetud. No okei. Nüüd lase see lahti. Nii. Ja pane see sisse sinna auku, mis on sinu siis nööbiaugu poolsel hõlmal. Nii, okei. Okei, nööbiaugu poolsel hõlmal. See, kus sa hoiad oma käega kinni, seal pool on auk. Okei, siin on üks auk. Sinna panen käe sisse. Nii, ja paned täitsa lõpuni välja niimoodi, et see läheb sul õla peale. Üritame. Nii, okei, ma proovin vähemalt. No nii, okei. Nüüd, kas sul on käsi seal varrukas sees? No tundub küll, et on. Okei, no ma loodan. Ja nüüd teine käsi läheb sinna teise auku. Teise auku, okei, siin on üks auk. Ma panen siia sisse teise käe. Ja nüüd tõmbad selle õlgade peale endale. Tõmban selle ka, okei. Ja nüüd pintsak võiks nagu juhuslikult seljas olla. Võiks küll, jah. Nüüd see on hea näide sellest, kuidas vahetevahel inimesed arvavad, et nad teavad, kuidas asjad töötavad, aga nendel on oma tõlgitsus sellest, mida nad kuulevad. Nad panevad selle asja enda jaoks just täpselt nii kõlama, nagu nemad arvavad. Ja see põhjus on selles, et nad ei kuula piisavalt hoolega ja ei süvene. Ja sellepärast tegelikult ka isegi usuga inimesed teevad päris palju rumalusi. Aeg-ajalt sa kohtad inimesi, kes on teinud mingisuguseid päris suuri rumalusi. Ja vahetevahel isegi näiteks ka tervenemisega on teinud rumalusi. On näiteks ravimid kõik minema visanud samas, kui nende usk ei ole selles kohas, et nad võiks üldse loobudagi nendest. Ja väga palju erinevaid asju on ja sellepärast on väga hoolega vaja kuulata seda, mida õpetakse. Amen. Ja siis muidu sa võid ka umbes samas olukorras, nagu mina olin olla. Sa omast ajast tahad pintsakut selga panna ja leiad ka just, kui augud on ju olemas ja pistan nagu käe sisse, aga näe, asi on ikka väga valepidi tegelikult. Nüüd, see ongi see sama arusaamine, et inimesed peavad, nagu öeldakse, pöörama Jumala sõnale tähelepanu, et sa näed tõesti seda, mida Jumal selle all mõtles ja miks ta asju tegi ja mismoodi ta asju tegi. Amen. Ja teeme lahti Markuse evangeeliumi 11. peatüki. Ja mul on täna alapealkiri, on hästi pikk, aga see on see, et usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Nüüd sa oled seda fraasi võib-olla kuulnud
kui sa oled siin koguduses käinud. Aga hämmastav on see, et tegelikult väga paljud kristlased ei ole sellest printsiibist väga palju kuulnud. Ja pole isegi nagu seda piiblis justkui märganudki. Ja te ei saa aru, nagu, mis see üldse räägib. Päris keeruline lause. Lähme kõigepealt Markuse evangeeliumi 11 ja lähme 12. salmi. Nüüd loeme seda kirja kohta, mis on sulle tuttav juba eelmisest korrast ja varasemast, ma usun ka kindlasti. Ja ta ütleb niimoodi, ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg, räägib siis Jeesusest. Ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda. Või seda siis. Nüüd siin on üks väga oluline detail. Ma toon siin 14. salmi sulle. See on siis ingliskeelne King James tõlge, mis on tegelikult päris sükene nii-öelda vana ja vägagi korrektne tõlge tegelikult, kui sa satud teda vaatama. Ja siin on üks asi, mis ma otsisin ka algtekstist kontrollides järgi ja see tõlge ütleb niimoodi selle 14. salmi. Pane tähele, see on üks oluline nüanss on teistmoodi kui meie tõlkes. Ja ta ütleb, ja Jeesus vastas ning ütles sellele, keegi ärgu enam iialgi sinust vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda. Kas sa märkad, siin on üks teine fraas, mitte ei ole öeldud lihtsalt Jeesus ütles, vaid Jeesus vastas ja mitte lihtsalt vastas, vaid vastas ning ütles sellele. Vastas. Kui sa kellegile vastad, siis sa oled selle suunamas, selle kellegi suunas. Ja see on tegelikult selle sama sõna, isegi algteksti tähendus, see sama sõna, mis meil on tõlgitud ütlema ainult, on tegelikult see sama, see, et sa vastad kellegile ja sul on nagu adressaat, kellele sa vastad. Nüüd, mida rääkis see viigipuu? Nüüd saame aru, me ei usu seda, et nii-öelda puud räägiksid, eks ju. Et sa mõistad mind õieti ikkagi. Ma igaks juhuks pean seda ütlema, sest et igast imelike arusaamist on vahest. Puud ei räägi ja me ei kavatsegi hoodata ja ei kavatsegi kuulata neid. Aga me näeme seda, et siiski see olukord rääkis tema vastu. Vilja ei ole. Süüa ei saa. Ja mida Jeesus sellega peale hakkas? Ta vastas sellele olukorrale. Nüüd see on üks väga oluline asi. Vaete vahel ka meil kerkivad erinevad asjad ülesse. On need siis situatsioonid, on need siis võib-olla isegi mingid asjad, mis näiteks mõni inimene vahest suhtub sükeste asjadesse lihtsalt hoolimatult isegi. Ütleme näiteks, kui sa oled mingis eas ikkagi juba ja mingi asi ununes ära ja siis inimesed ütlevad, inimesel tuleb mõte, et hakkam vist juba vanaks jääma, et kuidagi nimed ei taha meelde jääda ja asjad hakkavad ära ununema. Sul tuleb sellele vastata. Ära jäta seda ripakile lihtsalt seda ideed. Aga see tuleb jälle uuesti pärast meelde. Mul asjad kuidagi ununevadki ära, ma olen vist juba ka mälu on kuidagi viletsamaks jäänud. Sul tuleb sellele vastata. Pika eaga ta täidab mind. Ja teise külje pealt ta ütleb, et ta on andnud sulle mõistliku ja ka üks tõlge viitab ka sellele, et mitte on lihtsalt mõistlikule, vaid ka sükse terve meele. Tähendab seda, et sina ei kaota nii-öelda oma mõistus, sina ei kaota ka oma mälu. Asjad tulevad sulle meelde ja sulle saab see, mis sa ütled. Kui kerkib mingi asi üles, siis on väga oluline, et sa sellele ka vastad. Et sa ei jäta seda ripakil. See tähendab seda, et sa ütled midagi selle vastu ja sa ei nõustu sellega. Vaata vahel, ütleme, rahad saavad otsa inimesel mingis situatsioonis. Kuu pole lõppenudki, aga raha on otsas. Ja sul polegi midagi. Ja see mõte tuleb sulle. Ära jäta seda ripakile. Vasta sellele. Jeesus ka, ta ei nõustunud sellega, et siit ei saa vilja süüa. Ta ei nõustunud selle olukorraga, ta vastas sellele. Ja inimesed vahest lasevad mitmetel probleemidel oma elus lihtsalt jääda õhku ja kuradil ka valetada. Kuule, sul on see haigus. Vaata, millised sümptomid sul on ja arst ütles ka seda. Nüüd arst tegi oma tööd ja tema teeb hästi ja vaatab sellele loomulikust tasemes. Aga sina vasta sellele. Vasta sellele.
Isegi kui sul on määratud rohud ja isegi kui sa neid tarvitad, siis kui sa võtad seda tabletti, ütle, et sellel ei ole kõrvalnähtusid minu jaoks. Ja see teeb oma töö ja ma olen terve. Sa ütled, aga mis sa võtad seda rohtu, kui sa terve oled? Usk räägib olematudest asjadest otse kui olevatest. Sinna me nõuame hiljem. Aga nüüd see on väga oluline, vasta sellele. Vasta selle, ära nõustu sellega. Sa ei suuda seda enam teha, sest sa oled niivõrd viletsaks ja kuidagi nõrgaks muutunud. Vasta sellele. Vasta sellele. Jeesus on see, kes on minu tugevus. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind tugevaks. Vasta sellele. Ära jäta seda lihtsalt ripakile. Jeesus vastas nendele asjadele. Amen. Ja see on see oma printsiip ja see ei ole mitte siit, nagu öeldakse, pastakast välja imetud, nagu öeldakse vahest, nagu see on siin samas salmides sees. Ta lihtsalt ei ütelnud, vaid ta vastas sellele, mida see puu oli oma olukordadega rääkimas. Ta vastas sellele, ta ei jätnud seda vastamata. Ära jäta vastamata olukordadele, ära jäta vastamata haigustele, ära jäta vastamata puudusele, ära jäta vastamata erinevatele muudele negatiivsetele asjadele, mis tulevad sinu vastu. Ütle neile, räägi asjadega. Amen. Jeesus vastas sellele. Ta rääkis selle puuga. Mitte ei suhelnud, eks ju siis, ta ei olnud temaga osaduses, aga ta andis talle teada, mis saab selles olukorras sündima. Mõni küsib, et ikka, no milles see puu siis süüdi oli, tema nüüd pidi ära kuivama. Selleks, et sina võiksid usuprintsiipe õppida. Ja see ongi kõik. Mõni puu ette või taha. Me ei peaks olema, nagu öeldakse, looduse kummardajad. Kõik need asjad meie ümber, kui me räägime ka loodusest, on tegelikult mõeldud selle jaoks, et me saaksime siin elada. Muidugi me peame asjadega mõistlikult ümber käima, aga siiski kõik need asjad on sinu ümber selle jaoks, et Jumal on need andnud sulle õnnistamiseks ja ka kasutamiseks. Ja kui need asju on vaja mingis kontekstis, siis on vaja see puu maha võtta. Kui need asju on vaja, siis on vaja teatud asju teha. Või näiteks vahest, ka isegi kristlased on muutunud sihukesteks äärmuslikeks loomaarmastajateks. Ma ei kasutan seda meelega äärmuslikeks. On see, et nagu nad ei taha enam ühegi looma liha süüa sellepärast, aga see loom ju tema sureb. Nüüd me näeme Piiblis ka uues lepingus just, kuidas Jumal on öelnud, et sööge kõike, mida lihaturul müüakse. Kui sinule meeldib ja sobib liha süüa, sa tunned, et sulle oleks hea seda teha, siis tee seda. Kui sa oled otsustanud sellest loobuda, see ei ole probleem, aga see ei tohiks sellepärast olla, et sina tahad neid loomakesi säästa ja päästa. Need on tarbimiseks sulle siia pandud, sinu ümber. Need, kes on muidugi söögikõlbulik. Igat ühte nüüd ei pea hakkama sööma. Kassid, koerad võid jätta söömata võib-olla, aga ütleme, sellegi poolest lähme tagasi selle mõtte juurde. Nüüd Jeesus ütles ka selle puule, ärgu sinust keegi enam vilja söögu. Nüüd, kui ta oli need sõnad välja öelnud, siis ta ei jäänud sinna puu kõrvale, ma ei tea, istuma või vaatama, no mis nüüd juhtub. Nüüd ka usk ei ole see, et vaatame nüüd, mis nüüd toimus, kas olukord läks paremaks, kas valu läks paremaks, kas see probleem lahenes, kas keegi juba kuskilt tuli mingi õnnistuse. Sa ei otsi, nagu öeldakse, seda nähtavat lahendust, vaid sinu jaoks see asi on lahendatud. Jeesuse jaoks see asi on lõpetatud. Ta lihtsalt ütleb ära ja astub minema. Vaata vahel meil on ka vaja vahest mingi asi, mis me oleme palunud või mingi asi, mis me oleme usus välja ütelnud. See asi on tehtud ja sa astud sellest olukorrast minema. Vaata vahel isegi me peame mõningaid asju mitte isegi meelega kogu aeg vaatama ja jälgima. Vahest mõned inimesed isegi meeldib jälgida mingisuguseid, ma toon ühe näite, Kainusest rääkinud isegi, tal oli mingi periood siin vererõhuga nii-öelda rünnakud, see haigus tahtis teda hakata võtma üle ja arstid ütles, et nüüd peab hakkama ravimeid võtma ja iganes. Ja tal tuli tõsiselt südamesse, ära mõõda kogu aeg iga päev enne selle vererõhku. Miks pärast? Sest et ma ei vaata selle mõõdu või selle numbri peale, et öelda, kas ma olen terve või ma ei ole terve. Ta otsustas uskuda, ma olen terve ja ta ei vaadanud kogu aeg seda numbrit ja mingil hetkel, kui ta isegi mõõtis seda, see oli normis. Ja see on sama just, ka Abraham jättis tähele panemata, mis asja selle, et ta on vana ja ka Saara lapsekoda on surnud. Vaata vahel inimesed hoiavad oma silmad nii tugevalt nende probleemide ja raskuste ja igasuguste negatiivsete asjade peale ja nad panevad neid kogu aeg hoolega tähele. Aga Abraham jättis tähele panemata. Ta jättis tähele panemata, ta ei pööranud oma silmi selle peale. Ja see on sama ka, Jeesus ei jäänud seda puud jälgima ja vaatama, vaid ta ütles, et ärgu sinust enam keegi vilja söögu ja ta läks.
Ta nii-öelda keeras selle asjale selja ja seal, mis seal toimuma hakkab ja me võime aru saada, sel hetkel ei toimunud midagi, sest kui nad tulid järgmine päev tagasi, vaatame siit 20. salmist ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Siis Peetrusele tuli meelde issanda sõna ning ta ütles temale, rabi, vaata viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi, ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Nüüd siin 23. salmis on üks oluline nüanss, mida meie eesti keeles võib-olla väga kohe välja ei paista see, kui sa nagu öeldakse, ei süvene sellest, sest meil eesti keeles nii olevikku kui tulevikku väljendatakse ühte moodi väga sageli lauseehituses. Ja siin ta ütleb ühe huvitava fraasi. Ütleb, et vaid usub, selle salmi lõpuosa siis, et see, mis ta ütleb, sünnib. Kui sa vaatad erinevaid tõlked ja ütleme nendes keeltes just, kus tulevikku ja olevikku väljendatakse erinevalt, siis see sõna sünnib on siin olevikus. Me eesti keeles ei saa sellest aru, sest see võiks ka tähendada tulevikku, aga see on olevikus. See tähendab seda, et sa ütled midagi ja sa usud, et see sünnib sel samal hetkel, kui see sõnad lähtusid sinu suust. Jeesuse jaoks oli see puu kuivanud sel hetkel, kui tema ütles, ärgu sinust enam keegi vilja söögu. Aga me võime aru saada selle kirjelduse järgi. Peetrus oleks kohe ju öelnud seda seal samas, et kuule, no vaata, kuivaski ära praegu siin samas. Järelikult sel hetkel, kui ta ütles ja ka mingid isegi minutid, kui nad olid lahkumas sellest paigast, ei toimunud seal nähtavalt mitte midagi. Ja vahetevahel ka, kui sina ütled asju, siis nähtavalt ei pruugi mitte midagi toimuda, aga sinu jaoks see asi on paigas. See on sündinud, see on toimunud. Sa ütled, kuidas ma saan öelda, et see on toimunud. Me räägime olematutest asjadest otse kui olevatest ja see on see, mida siin see piibli kirja kohta õpetabki. See, et sa usud, et see, mis sa ütled, sünnib. Sinu sõnadel on meelevald ja potentsiaal asju mõjutada, luua ja muuta. See, et sa ütlesid ja sa oled selles vaimusfääri välja rääkinud ja see asi on paigas. Ja see, mis vaimusfääris on välja öeldud, vaimusfääri on välja öeldud, see on palju määravam sellest, kui see, mida me näeme silmadega. Amen. Sest ütleb, et see, mis sa ütled, sünnib, see on siis olevikus, siis see saab temale, no sellest me saame aru, et see räägib tulevikust. Ta räägib millestki, mis sünnib praegu ja miski, mis saab talle. Ta räägibki ühest hetkest, kus sina paned selle punkti paika. Jeesus ütles, ärgu sinust enam keegi vilja söögu. See sünnib. See sündis selle hetkest, tema jaoks oli see asi paigas. Ja nüüd nad tulevad järgmine päev tagasi. Siin on see sama hetk. See saab temale. Nüüd me näeme, et siin on üks ajavahemik, mida meil ei ole täpselt määratletud mingisugustes minutites või päevades, aga siin me näeme see hetk, Jeesus ütles, ärgu sinust enam keegi vilja söögu ja nüüd on järgmine hommik, see on sündinud. Ja järelikult me peame arvestama sellega. Loomulikus sfääris see võib võtta vahest aega ja see ei pruugi kohe nähtavaks saada. Aga sellel ei ole mitte mingit vahet, sest see on sinu jaoks paika pandud. Ja Jumal on selle paika pannud ja sina oled selle paika pannud ja seal ei ole tähtsust. Sünnib see päeva, sünnib see nädala, sünnib see isegi kuu pärast või isegi vahest veelgi pikema aja pärast. See asi on paika pandud. Sulle saab see, mis sa ütled. Amen. Vaata korra ühte Uue Testamendi kirja kohta. See on, ma teen korra väikse hüppe oma märkmetesse taha poole. See on Teine Korintlaste 4:17. Ta räägib just nendest samadest usuprintsiipidest, sest seesama 4:13 räägib, tegelikult ma pean selle 4:13 ka lugema, enne kui sa lähed 17 juurde. 4:13 ütleb niimoodi, aga meil on see sama usuvaim, seda mööda, nagu on kirjutatud, ma usun, sellepärast ma räägin. Siis meiegi usume ja sellepärast me ka räägime. Kui sa midagi usud, siis sa ka räägid seda.
Nüüd 17. salmis ta tegelikult osalt jätkab sama teemaga, ütleb, sest see silmapiltne kerge viletsus, ta räägib kõigest erinevatest probleemidest, millega me võime kokku puutuda ka siin maa peal, saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele. Sest nähtavad asjad on ajalikud ja nähtamatud aga on igavesed. Nüüd, see on võib-olla natuke vanem eesti keel ja võib-olla kohe see ei saa pihta, mis ta siin ütleb. Laiendatud tõlge tõlgib see niimoodi, sest me ei vaata ega pööra tähelepanu nähtavaile asjadele, vaid neile, mis on nähtamatud. Sest nähtavad asjad on ajutised, lühikesed ja kaduvad, aga nähtamatud asjad on surematud ja igavesed. Seesama puu, tal kohta oli öeldud, ärgu sinust enam keegi vilja söögu, ehk põhimõtteliselt kuiva ära. See oli nähtamatu sel hetkel. Aga see sõna, mis Jeesus oli välja ütelnud, see, mis ta oli uskunud, see oli selle asja paika pannud. Ja ühel hetkel see, mis oli selles nähtavas maailmas, muutus vastavalt sellele, mis oli pandud paika selles nähtamatus maailmas. Nüüd on mõningad asjad, mis Jumal on paika pannud oma plaanides. Me oleme siin lugenud, eelmine kord ma lugesin ka seda Efesuse kirjas, on erinevad plaanid, mis Jumal on sinu jaoks valmis plaani või ütleme ka erinevad teod, mis ta on sinu jaoks valmis plaanid, mida me peaksime tegema. Et me võiksime seda head elu elada. Amen. Ja nüüd, need on taevas juba valmis pandud. Ta on juba plaaninud sinu elu jaoks väga palju asju. Nüüd sul on vaja, mis asja, sealt nähtamatust maailmast tuua nad nähtavasse maailma. Mismoodi? Vaadates nendele asjadele, mis on nähtamatud. Ehk siis vaadates Jumala sõnale, vaadates selle, mis Jumal on öelnud. Ja nüüd see hakkab muutma seda, mida ta nimetab siin siis, nagu laiendatud tõlge ütleb, et need asjad on ajutised, lühikesed ja kaduvad. Kui sina oled mingisuguse haiguse poolt rünnatud, siis selle haiguse oleks sinu ihus on ajutine, lühike ja kaduv. See on ajutine, lühike ja kaduv. Kui sul on mingi puudus, on see siis materiaalne puudus või mingi muu asi, mida sul ei ole piisavalt, siis see on ajutine, lühike ja kaduv. Ajutine. Siis räägi talle, sa oled ajutine, sest et Jumal on paika pannud, et tema täidab kõik minu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Jehova on mu karjane, mul pole mitte millestki puudust. Nüüd see tähendab mitte millestki puudust, see tähendab siis sõna otseses mõttes mitte millestki. On see siis materiaalsed asjad, on see siis tervis, on see siis tarkus, ükskõik mida sul on eluks vaja. Ja Piibel ütleb, et tema on andnud meile kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Siis räägi nende olukorda, ütle, et sa oled ajutine, sa oled lühike ja sa oled kaduv. Amen. Sa muutud, sest Jumal on midagi teistsugust ütelnud ja mina vaatan selle nähtamatu peale ja ütlen ja kutsun esile, et see nähtamatu tuleb siia nähtavasse maailma esile. Amen. Kiitus Jumalale. Lähme korra Rooma kirja. Ma loodan, et ma suudan täna kogu selle materjali ikkagi läbi käia. Rooma 4.13. Me tegelikult lähme kohe nõksu edasi tahapoole. 17 lähme. 4.17. Ta ütleb, nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Selle Jumala ees, keda ta uskus ja kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otse kui olevaid. Nüüd see on seesama fraas, millest lähtub ka see tänane pealkiri sellele ütlusele. Ja ma loen sulle selle sama fraasi või 17. salmi laiendatud tõlkes. Ja see ütleb niimoodi, nagu on kirjutatud, ma olen teinud sinu paljude rahvaste isaks. Ta oli määratud meie isaks, Jumala ees, kelles seda uskus. Tema, kes teeb surnud elavaks ja nimetab olematuid asju, mida ta on ette kuulutanud ja tõotanud, otse kui need juba oleksid olemas. Ja tegelikult see, mis mõne eesti keelde on tõlgitud ka kutsub esile, mõned tõlked kasutavad ka seda fraasi. Seesama see, et sa räägid olevatest asjadest otse kui olevatest, see on midagi sellist, mis viisil sa kutsud need esile.
Sa kutsud need esile sellest samast nähtamatust maailmast, sellest, mis Jumal on paika pannud, sellesse nähtavasse maailma. Sa kutsud need asjad esile. Ja nüüd Jumal pani paika ühe printsiibi siia. Nüüd, kas sa märkad, ta tsiteerib siin 17. salmis, ka meie siis see tavaline tõlge tsiteerib niimoodi, ütleb, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks. Kui sa vaatad tagasi Vanasse testamenti, 1. Moosese 17.5, Esimene Moosese 17.5. Ja meie eestikeelne tõlge, ma ei oska öelda, vahetevahel meil on nagu need ajavormid, eriti selle teemaga seoses, mitte kõige paremini tõlgitud. Ja ma loen sulle kohe selle 17. peatüki 5. salmi ingliskeelses King Jamesi tõlkes. Ütleb niimoodi. Ei nimetatagu sinu nime enam Abram, vaid sinu nimi olgu Abraham, sest paljude rahvaste isaks olen ma sind teinud. Et see sama sõnastus on väga oluline tegelikult, seda me mõistame. Mitte, et ma kunagi teen. Jumal ei teinud teda mingi aja pärast kunagi, siis kui ta laps sündis paljude rahvaste isaks. Ta ütles talle sel hetkel, kui ta temaga kõneles, ütles, et paljude rahvaste isaks olen ma sind juba teinud. Kuidas ta saab nimetada paljude rahvaste isaks? Jumal, kes räägib olematutest asjadest, otse kui olevatest. Jumal, kes kutsub sellisel viisil esile need asjad, mis on nähtamatud, rääkides nendest otse kui olevatest. Ja ta on andnud ka meile volituse täpselt samamoodi tegutsedes. Me oleme tema sarnaseks loodud. Neid samu printsiipe rakendada. Ja me näeme siin, Abraham hakkas seda tegema viisil, kus Jumal mingis mõttes nagu tõmbas ta sellesse asjasse sisse. Sellega, et ta vahetas tema nime välja. Ennem ta oli Abram ja nüüd ta on Abraham, mis tähendab paljude rahvaste isa. Et pane tähele, see tähendus ei saanud tema eluajal ka isegi täiesti tegelikult reaalsuseks. Talle sündis küll lapsi ja Piibel räägib mitte ainult üks, vaid isegi hiljem ka mitmed veel. Aga sellegi poolest ta ei saanud paljude rahvaste isaks. Ja hiljem me näeme, ta saab küll Iisraeli rahva isaks, aga ta ei olnud ikkagi veel paljude rahvaste isas. Ja tänasel päeval, kus meie oleme ka osa sellest, nagu öeldakse, sellest samast sugupuust, nüüd ta on ka paljude rahvaste isa. Kiitus Jumalale. Nüüd me näeme, kuidas Jumal on seda, mis ta lasi tol hetkel välja ütles, teinud reaalsuseks päris mitmeid, mitte sadu, vaid isegi tuhandeid aastaid hiljem. Aga siiski see on saanud reaalsuseks. See on saanud reaalsuseks. Ja Jumal nägi teda siis juba mitte lihtsalt isana. Ta nägi teda paljude rahvaste isana. Ja me näeme, see, mis Jumal ütles, see oli niivõrd suuremõõduline ja selles oli potentsiaal ja see tuli esile ja ta rääkis seda esile ja pani Abrahami sellesse kohta, et tema hakkas ka seda rääkima. Ja andis talle visiooni 2 pilti nagu tähti taevas ja nagu liiba veremäärest. Sa oled paljude rahvaste isa. Sa oled paljude rahvaste isa. Millal? Nüüd. Jumal on paika selle pannud. Jumal räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Nüüd mõni ütleb, et väga huvitav printsiip, aga kus sellest siis ka Piiblis juttu on? Ma nagu ei ole kuidagi märganud või kuidagi näinud. Nüüd hämmastav on see, et kui palju sellest Piiblis on juttu. Ja läheme kõigepealt üks Piibli kirjakoht, kus siis me näeme, kus Jeesus tutvustab oma teenistust. Tegelikult lähme ennem seda isegi ühe teise kirjakoha juurde veel. Läheme Rooma kirja 10. peatükki ja 8. salmi. Nüüd see kirjakoht võiks sulle olla tuttav. Just selle läbi, et ma arvan, et sa oled ise päästetud saanud, eks ju, kui sa siin ikka oled täna, ma usun, et kõik on päästetud saanud, või kui sa kellegi teise oled päästmise tuunud, siis arvatavasti seda kirjakohta või seda printsiipi sa oled kasutanud mingil kombel. Ja siin ta ütleb Rooma 10.8. Ta räägib Jumala sõnast siis siin. Ta ütleb, vaid mis ta ütleb. Sõna on sinule ligidal, sinu suus ja sinu südames.
see on ususõna, mida me kuulutame. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks, ehk siis me kaasaegsemas keeles ütleksime päästetud. Nüüd pane tähele, mis siin täpselt on öeldud. Mitte mida me oleme harjunud mõtlema ja seda tõlgitsema. Siin on täpselt öeldud, mida siis. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand. Nüüd see sama patune inimene, kelle elus Jeesus ei ole valitsemas. Tema patuse palve sisu ei koosne selles, Jeesus, ma tahan, et sa kunagi saaksid minu issandaks. Ma tahan, et kunagi, ja võib-olla homme või mingil päev pärast sa saaksid issandaks. Eks hakkaksid minu elus valitsema, eks ju. Ei, ta peab tunnistama, millal ta issandaks. Ta on issand. Millal? Praegu siin samas, kohe, sel hetkel. Mida ta teeb? Ta räägib olematutest asjadest otse kui olevateks. Tema issand ei olnud Jeesus sel hetkel. Ta ei uskunud temasse sinnamaani. Ja nüüd ta ütleb, ta on issand. Ja see sama printsiip on selles samas ühes väga aluselises kirjakohas. See, et inimene peab tunnistama, et Jeesus on issand. Mitte saab minu issandaks, vaid on. Kas ta tunneb, et Jeesus on tema issand? Kas tal on mingi emotsioon selle kohta? Ja vast inimesed otsivad liiga palju sellistes situatsioonis neid emotsioone. Ei pea olema. Ta peab tunnistama, et ta on minu issand. Ja siis ta ütleb ka, et ta peab uskuma, et Jumal on tema surnust üles äratunud. Siis ta saab, mis asjad ta saab päästetud. Nüüd see sama sõna meil on tõlgitud siis vanas eesti keeles õndsaks. Nüüd see sõna päästetud. See on, kui sulle on meelde jäänud, kreeka keeles on siin selline sõna, ma ei tea, ma ei garanteeri, et ma õieti hääldan, ma ei ole kreeka keeles spetsialist, aga enam-vähem ta peaks kõlama nagu S-O-Z-O umbes kirjutatakse. Ma ei tea, kas kreeka keeles just päris nii kirjutatakse, aga häälduse järgi vähemalt. Z-O või kui S-O, kuidas iganes peaks hääldama siis. Ja see tähendab siis oma sisu mõttes päästma, vabastama, kaitsma, tervendama ja terviklikuks tegema. See inimene tunnistab midagi sellist, mida ta ei tunne, midagi sellist, mida ta ei näe, mida tema olukorrad ei näe või nii-öelda ei räägi mingil kombel. Ütleb Jeesus, sina oled minu issand ja sel hetkel talle kuulub, ehk siis tegelikult talle, see on tema oma. See, et ta on vaba kõigist sidumistest. Amen. Kõigist, mis iganes ta on vabastatud, kõigist sidumistest, siis sel hetkel talle kuulub üleloomulik kaitse. Selge hetkel, mis asi, talle kuulub tervenemine. Ja ta on ka terviklikuks tehtud, nüüd see tähendab eneses väga palju asju tegelikult. Kõik see on korraga, ühe hetkega, sel hetkel, kui ütleb, Jeesus on minu issand, midagi väga kapitaalselt toimub tema elus. Ja inimestel on vaja õpetada ja kuulutada selle, et sellest hetkest saadik neile kuulub nii tervenemine kui ka jumalik varustus. Sel hetkel kohe. Usk räägib olematutest asjadest otse kui olematest. Nüüd vaata Luuka evangeeliumi 4. peatükk. Nüüd Jeesus tutvustab siin oma teenistust ja toob välja siin ühe huvitava printsiibi. Jällegi jälgime täpselt, mida see kirja kohta räägib. Ja Jeesus läheb siin oma koguduse kotta oma harjumust mööda. Jeesusel oli ka harjumus. Missugune harjumus tal oli? Käia koguduses, siis tolleaegses koguduses. Tal oli harjumus käia tolleaegses koguduses. Ja mõndade inimeste elus on tõsised probleemid sellepärast, et neil ei ole harjumust käia oma koguduses. Amen. Ma saan aru, mõni inimene on tõsiselt selles mõttes arvestatava distantsi peale, ta ei jõua meile siia kohale reaalselt, aga kui sul ei ole väga tõsist mõjuvat põhjust, siis sa peaksid käima oma harjumust mööda oma koguduses. Sest Jeesus, mida andis sulle eeskuju? Me peaksime tema tegusid tegema. Amen. Sa võid vaadata, eelpool salmides on juttu sellest. Luuka 4.18 ütleb tema, issanda vaim on minu peal. Nüüd ta räägib sellest, milleks on püha vaim tema peal. Ja pane tähele, mida ta jälle räägib. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotule
ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. Ja kui ta raamat oli kokku keeranud, andis ta selle koja surase kätte ja istus maha, kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale ja ta hakkas neile kõnelema. Täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Milles seisneb Jeesuse sõnum või seisis siis? Ma selgitan sulle selle lahti ja see on täpselt siin kirjas. Sina, kes oled seotud, sa oled vaba. Sina, kes oled pime, sa oled nägija. Sina, kes oled rõhutud, oled vaba. Sina, ja kui me räägime siis issanda meelepärane aasta, tegelikult see räägib jumaliku soosingu ja õnnistuse tagasi taastud. Kui sa oled olnud võlgades, laenudes, kui sa oled vaesuses, puuduses, siis see kuulub sulle täna, et sul on lahendus, sul on vastus, sul on jumala varustus olemas. See on, kui sa vaid uurid seda Vanas Testamendis, on see sees. Ja see on sulle kuulub täna. Kohe. Aga millal ma saan terveks? Millal ma saan vabaks? Ma tahan, et Jumal, anna mulle vabadus. Vabasta mind nendest asjadest. Sa oled vaba. Jeesuse sõnum oli see, et ta kõdi kuulutama, sa oled vaba. Mismoodi, kuidas ma vaba olen? Aga mul on ju need rõhumised ja mul on need sidumised ja mul on need probleemid. Jeesus ütles, et sa oled vaba. Ja see põhjus on selles, et inimestel ei ole sageli arusaamisest printsiibist. Vaatame, mismoodi see Jeesus tegutses selles teenistuses. Nüüd me vaatame Mattuse 12.9. Mattuse 12.9. Siin on mitmed lood, kus Jeesus kasutab seda sama printsiipi ja nüüd ta rakendab seda sama võidmist, mis oli tema üle. Kuulutada vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse. 12.9 ütleb, ja kui ta läks sealt eemale, tuli ta nende koguduse kotta. Ja vaata, seal oli inimene kuivanud käega. Ja nad küsisid temalt ning ütlesid, kas sünnib terveks teha hingamispäeval. Nad mõtlesid ta peale kaevata. Aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja see kukub auku hingamispäeval ja temast ei haara temast kinni ega tõmba teda välja. Kui suur vahe on nüüd inimese ja lamba vahel, seepärast sünnib küll teha head hingamispäeval. Siis ta ütles inimesele, siruta oma käsi ja ta sirutas ja see sai jälle terveks otse kui teine. Nüüd, sel mehel oli kuivanud käsi. Ma ei ole värskelt seda järgi vaadanud, kas siin on tegemist siis terve käega või on siis tegemist ainult selle käelabaga kui sellisega. Nüüd ükskõik kuidas sellega on, vähemalt see on selge, kuivanud tähendas seda, et see käsi ei funktsioneerinud, seal need lihased ja luud ja liigesed põhimõtteliselt ei toiminud, seal oli lihtsalt mingisugune könt ja midagi väga ebameeldivat. Tänasel päeval sageli sellised asjad amputeeritakse, eks ju. Nüüd, aga sellel inimesel oli sellist tüüpi käsi siiski otsas. Ajast oli teistsuguse, neil polnud selliseid vahendeid ega võimalusi. Nüüd, mida Jeesus ütles sellele mehele? Siruta oma käsi. Nüüd, mismoodi sina sirutad ühte kätt, mis on kuivanud ja mis närvid ja kõik asjad on toimimise lõpetanud? Miks pärast sa saad sellist asja sirutada? Siis, kui see käsi on terve ja tugev. Jeesus rääkis selle käega, käsi, sina oled terve ja tugev selle läbi, et siruta oma käsi, ehk siis see mees pidi uskuma, minu käsi on terve. Millal? Nüüd. Ja ta sirutas selle käe ja üleloomulikult sai tema käele loodud seal samas inimeste silma all kõik luud ja liigesed ja lihased ja närvid uuesti. Kas sa märkad, milline vägi on selles samas printsiibis? Usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Jeesuse üle oli see võidmine, et kuulutada vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutud vabadusse. Ja nüüd, see on sinu oma. Sulle kuulub see vabadus, see on sinu oma. Amen. Sa oled terve. Sinu käsi on terve, siruta see välja. Amen. Jeesus kasutab seda printsiipi. Nüüd lähme Johannese 5.1. Sarnane printsiip, aga täpselt see sama asi tegelikult. Ja siin ta ütleb, pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas oli lambavärava ligi tiik. Seda hüütakse heebra keeli petsataks. Seal oli 5 võlvitud hoonet ja neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett.
kes siis esimene pärast vee segamist sisse astus, sai terveks, olgu mis tahes haiguses ta oli. Nüüd ma teen korra pausi siia. Nüüd me näeme, siin on üks tegemist ühe huvitava elemendiga, mis räägib sellest, et ka inglitel võib olla teenistus, mis mis on seotud tervenemisega. Nüüd, kas sa märkad, siin ei ole öeldud, et see ingel tegi selle inimese terveks. Nüüd, miks ta terveks sai? Me saame aru, et Jumal tervendas ta. Aga Jumal kasutas oma inglit, sest Piibel räägib inglitest kui teenijatest vaimudest, kes on läkitud välja, et abistada neid, kes õndsuse pärivad. See on, ma tsiteerin praegu Hebra kirja. Esimest peatükki, sealt sa leiad minust 13-14 salmidest, sealt kuskilt selle. Ja nüüd inglitel on antud volitus, nagu öeldakse, aidata neid, kes õndsuse pärivad, me oleme meie tegelikult, ehk siis kes on pääste pärinud. Amen. Ja neil on antud ka volitus vahendada Jumala väge. Nüüd ingel ei tervenda, aga see vägi võib olla tema kätte mingisuguses mõõdus, mingisugusel viisil usaldatud. Amen. Ja see on tänasel päeval täpselt samamoodi kehtiv. Nüüd ma ei tea, kas Jumal just täpselt sellisel kujul seda just teeks, et see mingisugune tiik peab olema, aga see võib mingisugune muul kombel tulla esile. Kus vahest on inimesed rääkinud sellest, kus ingel võib-olla alati isegi kõigile mitte nähtaval kujul astunud kuskile ruumi sisse ja tal on kellegi inimese jaoks organ, mis see inimene vajab. Ja me oleme ise seda siin ka kogenud, kus Jumal on tervendanud just sellisel viisil. Nüüd see on piibelik praktika ja me näeme, et see on ka siin olemas eeskujuna tegelikult. Ja vilja järgi me võime asju läbi katsuda. Kui Jumal tervendab sellisel viisil, kui tema on otsustanud, siis on tema vabadus seda teha. Ja erinevad Jumala sulased, näiteks see oli William Branham, kes teenis ka väga sageli just sellisel viisil, et ingel tema kaudu, temaga koos oli teenistuses just ja andis talle tunnetuse sõna kaudu teada, kus mingisuguse haigusega, mingisuguste probleemidega inimene ja vahest isegi andis üsna detailsed kirjeldusi nende haiguste ja ka selle inimese, isegi vahest ka selle inimese nime ja selle tausta ja ta ütles need asjad välja ja nüüd Jumal teeb sind terveks ja plaksti Jumal tegi terveks. Ja kus see tuli? Ingli kaudu tuli see. Nüüd vahest see võib tulla sellisel viisil. Nüüd üks asi on see, sa ei pea otsima ingleid ja Piibel ei õpeta seda ja sa ei pea ka paluma, et sa võiksid näha ingleid. Isegi selleks, et ingel võiks tegutseda, siis sa ei pea teda nägema. Isegi kus mina olen ka, ütleme, võib-olla teeninud mõne situatsioonis, kus Jumal on ka tervendanud ingli kaudu, ma ei ole kordagi inglit sõna otseses mõttes näinud. Mul on olnud teadmine või tunnistus selle kohta, et see ingel tuli sisse ja tal on mingisugune mingil kombel tahab tervenemist vahendada. Aga ma ei ole näinud teda. Nüüd ma ei saa seda paluda ja ma ei peakski seda paluma ja selle õige. Amen. Ja sina ka ära otsi ja ära palu sükseid asju, sest et see ei ole piibelik. Sest vahel inimesed võivad midagi näha ja lõpuks midagi, kui nad väga tõesti tahavad ja see ei pruugi enam üldse Jumala ingel olla. Amen. Okei. Aga nüüd läheme tagasi selle loo juurde. Et asjad tuleb siia vahele rääkida. Ja siin ta ütleb, aga seal oli inimene, kes oli 38 aastat olnud haige või haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta juba kaua aega oli maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse, seni kui ma tulen, astub teine mu eel sisse. Ja Jeesus ütles temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see päev oli hingamispäev. Nüüd me näeme seda lugu. Nüüd kas sa märkad, see mees oma teadmatusest, ma ei oska öelda, kui palju ta üldse Jumala asjadest ja teadis väga palju, sest meil on kirjeldatud eriti, aga ta oli pannud oma lootuse ja oma ootuse see, et ta tema elus võiks ime sündida, mille peal? Inimeste peale. Kui keegi inimene mind aitaks, kui keegi inimene mind aitaks sellesse tiiki, siis ma saaksin terveks. Ma toon ühe hoopis teise konteksti. Kui see jutlustaja palub minu eest, siis ma saan terveks. Kui see pastor palub minu eest või pastor palu minu eest või isegi mul on isegi öeldud ja ma tean, Jumal kuuleb sinu palvet kindlasti. Väga vale suhtumine. See on väga vale koht, kuhu oma usk ja ootus panna. See inimene ei ole see, kes sind tervendab. See pastor ei ole see, kes sind tervendab.
Amen. See Jumala sulane, olgu isegi ta väga tuntud, ei ole see, kes sind tervendab. Vaid Jumal on see, kes sind tervendab ja sinu silmad peaksid olema tema peal. Amen. Ja nüüd me näeme, selle mehe silmad olid inimeste peal. Ja nüüd tegelikult Jeesus tahtis tegelikult, et need saaksid õigesse kohta suunatud. Ja nüüd, mis ta ütleb talle, Jeesus ütleb temale, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Nüüd jällegi, kui tuleme tagasi selle printsiibi juurde, usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Kuidas saab üks mees, kes on 38 aastat olnud haige ja lamanud maas, me võime aru saada, et ta oli halvatud arvatavasti. Siin ei ole täpselt, mismoodi meil kirjutatud oli. 38 aastat haige olnud, meil on täpselt ise kirjeldatud tema haiguse täpselt diagnoosi olukorda, aga kuna me näeme, et ta lebab maab, siis ta arvatavasti ei olnud võimeline kõndima, see oli see tema. Kas siis halvatud või mingil kombel midagi oli seal viga, 38 aastat. Ja Jeesus ütleb talle, võta oma voodi ja kõnni, ehk siis ta ütleb, sa oled terve, tõuse üles ja hakka kõndima. Amen. Ja nüüd, mis juhtub? Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Mis asi? Jeesus rääkis olematutest asjadest otse kui olevatest. Ehk siis ta lasi tal teha midagi, mida ta ennem ei saanud teha. Nüüd see on ka üks see printsiip tegelikult seoses tervenemisega. Tee seda, mida sa ennem ei saanud teha. Nüüd see ei ole mitte sellepärast, et sa võltsid või proovid, kas ma olen terveks saanud, vaid see on sellepärast, et sa usud, et sa oled terveks saanud, sest see sõna on välja öeldud. Jeesuse haavade vermete läbi sulle on tervis tulnud ja nüüd sellepärast ma teen, et ma usun, et Jumala sõna on seda öelnud, ma olen terve. Sellepärast ma võin selle käe sirutada, ma olen terve, sellepärast ma võin üles tõusta isegi, kui ma olen halvatu olnud. Amen, sest Jeesus on ütelnud selle sõna, tõuse ülesse. Usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Amen. Luuka evangeeliumi 13. peatükk. Jeesus on siin teenimas, mis kombel? Sellesama võidmise kaudu, mis oli tema üle. Kuuluta vabaks seamist seotule, nägemist pimedele, laskma rõhutuid vabadusse. Täna on see kiri täide läinud. Siin ta ütleb, ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli olnud haiguse vaim 18 aastat. Naine oli küürusega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani oma käed tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au. Nüüd, kas ma võin Virve sinu abi kasutada? Ma tean, ma olen siin mitu korda selle loo juures kasutanud, aga sa oskad hästi mängida. Nüüd, sina mängid nüüd seda naisterahvast ja ma loen seda teksti ja sa võid natuke ennast kergelt niimoodi nagu küürus panna ja tegutse täpselt nii, nagu see tekst ütleb. Ära enne midagi muud tee, kui see tekst ei ole seda ütelnud. Ma teen võib-olla pausi isegi see teksti sees, et me näeksime seda pilti väga selgelt. Niisiis, ütleb, ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat ja naine oli küürusega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesust enese juurde ja ütles talle. Niisiis, mina mängin Jeesuse rolli ja mida Jeesus ütles? Naine, sa oled lahti oma haigusest. Kas sa näed nüüd seda pilti? Ta teeb väga täpselt ja õieti nii nagu on. Jeesuse suust kõlas, mitte naine, sa saad lahti oma haigusest. Naine, sa oled lahti oma haigusest. Millal? Praegu. Sa oled lahti. Ja nüüd, mis edasi ütleb? Ja ta pani oma käed tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au. Tähendab seda, et kui nüüd Jeesus pani oma käed tema peale, see naine ajas sirgu ja andis Jumalale au. Aga millal ta ütles, sa võid minna kohal tagasi, millal ta ütles, et naine sa oled lahti oma haigusest? Siis, kui see naine oli küürus. Jeesus ja ka Jumal räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Ja seepärast ta võib sinu kohta julgelt öelda, sa oled terveks saanud Jeesuse haavade ja vermete läbi. Ja mida iganes on ka arst ütelnud oma diagnoosiga, mitte teda halvustades, aga sa oled terve täna, sa oled terve, sulle kuulub see tervenemine praegu, see on sinu oma. Kiitus Jumalale, sa oled lahti oma haigusest, sa oled vaba, kiitus Jumalale, see kuulub sulle, see on sinu
sinu oma. Amen. Mõni ütleb, et ma olen kogu aeg vaeses perekonnas elanud ja mul ei ole kunagi piisavalt olnud ja iga kuu lõpus on kuidagi rahad alati otsas. Sa oled päästetud. Ja see, mida see sõna päästetud tähendas, et sa oled nii-öelda, otsime korra selle välja, selle sõna, päästetud. See oli sooso, oli see sõna. Ja see, mul oli see definitsioon ka ilusti välja otsitud. Kus meil on siis? Kadus juba ära kuskile. Minu märkmed on siin natuke teistpidi, okei. See oli, Rooma kirjas oli see. Miks ta kadunud on? Tehnoloogia. Siin. See tähendab päästetud, vabastatud, kaitstud, tervendatud ja terviklikuks tehtud. Nüüd see sõna terviklikkus, meil on Vanas Testamendis üks teine sõna, see räägib tegelikult, see on seesama see rahuga seotud sõna, see on siis see, mis ta on nüüd? Shalom, mis räägib ka jõukusest. Ja see on sulle kuulub täna. Seepärast sa ütled julgelt, ma olen varustatud. Ja Jeesus sai vaeseks minu eest, et ma saaksin rikkaks. Millal? Sa oled täna rikas juba Jeesuses. Kõik, mis sinu olemas on vaja eluks ja Jumala kartuseks, see on sinu oma täna ja siin ja praegu. Kuidas ma saan seda rääkida, et ma olen rikas? Mul ei ole ju piisavalt ja see arve vajab maksmist. Seepärast räägigi selle arvega, ütle, et sina arve oled makstud, sest et ma olen rikas Jeesuses ja ma olen õnnistatud tulles ja ma olen õnnistatud minnes ja Jumala õnnistus on minu üle. Jehova on mu karjane ja mul ei ole millestki puudust. Mitte kunagi mingi aja pärast, kunagi läheb asi paremaks. Mul ei ole täna millestki puudust. Amen. Täna ei ole mul millestki puudust. Täna ei ole mul millestki puudust. Räägi seda ja kui olukorrad kerkivad üles, siis räägi nende olukordadega. Amen. Räägi nende olukordadega. Naine, sa oled lahti oma haigusest. Amen. Sa oled lahti oma haigusest. Vaatame korra, ma jätsin selle loo pooleli veel. 13, ma olen Luuka 13 ja 13 ja ta pani oma käed siis tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumala au. Aga kogudusega ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on meil tööd tehakse, aga tulge ometi neil päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Aga issand vastas temal ning ütles te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäevale viideda jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köidikust hingamispäeval. Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased ja kogu rahvas rõõmustus kõigist aulistest tegudest, mida tema tegi. Sulle kuulub vabastus. Millal? Täna. Sest et sa oled ka, sa küsid, Abrahami tütar, kuule, siin ei klapi midagi. Siin ju kuule nii palju aastaid on möödus, ta ei saa ju Abrahami tütar olla. Ta räägib sellest, et ta on Abrahami sugu ja ka sina oled Jeesuses Kristuses Abrahami sugu. Ja sina ei pea enam kannatama selle haiguse ja selle puuduse all mitte päevagi. Mitte päevagi. Mõni ütleb, et no aga kas sa ei tea, inimestel on erinevad probleemid ja kuidas sa saad nii öelda ja me teame ju mõned inimesed ei ole terveks saanud. Aga Jeesus ütles, et sulle on tervis tulnud. See kuulub sulle. Jeesus ütles, et naine sa oled lahti sellest haigusest ja ta ei tee vahet isikute vahel. Siis see kuulub sulle ka, oled sa mees või naine. Sa oled lahti sellest haigusest täna, siin ja praegu. Amen. Kiitus Jumala. Amen. Amen. Vaatame korra, lähme Luuka evangeeliumi 17. peatükki. Luuka 17, 12. Jumal räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Ta kutsub sellisel viisil neid asju, mis on olematud esile. Ta kutsub neid esile, rääkides nendest asjadest otse kui olevatest. Seepärast sa pead ka nendest asjadest rääkima, see on tema kutsumine. Nüüd, meil ei ole omal kodus koera olnud, aga kujutame ette, kui meil oleks üks koer ja ütleme, meil on ka suurem krunt ja ütleme, et näiteks krundil on juba aed ümber täiesti ehitatud täies ulatuses ja me oleme lasknud oma kutsu sinna õue peale ringi jooksma ja ta saab seal ringi joosta ja teha, mis tal parasjagu meeldib. Ja nüüd ma lähen õue
Ja tahaks selle kutsuda kohale, mis me kutsu nimeks paneme. Paneme Muki. Väga tuntud Eesti nimi, Eesti pärane Muki. Nii, Mukit ei ole. Tahaks Mukile süüa anda, aga Muki on kuskil seal grundi peal, kuskil, kes teab, kuhu taha aia otsa jooksnud või kes teab, kus ta siis parasjagu on. Nüüd mõni ütleb, et jah, see ikkagi ei ole väga realistlik ja väga õige ja me ei saa niimoodi rääkida olematutest asjadest otse kui olevatest. Me ikkagi räägime nendest asjadest, mis täpselt ikkagi on meil, täpselt nii, nagu nad on ja me ei saa niimoodi rääkida asju, mida meil ikka tänasel päeval ei ole. Et ikkagi oleme ilusti realistlikud ja ei hakka siin, nagu öeldakse, loopima. Mukit ei ole. Mukit ei tule. Ja siis ta lähed sinna välja ja ütled, mukit ei ole, mukit ei tule. Ma pean vist ise selle toidu ära sööma. Ja mõned inimesed on oma eluga täpselt samamoodi. Ma olen nii haige ja nii vaene ja nii puuduses ja nii depressioonis ja ei tea, kas midagi kunagi minu elus ka muutub. Ei tea, ma pean vist kogu elu peale minema läbi kannatuste ja läbi kõrve teekondade ja ei tea, ühel päeval taevas võib-olla kunagi saavad asjad paremaks ja tänu Jumal nad saavad paremaks, aga sa võid hakata kutsuma esile neid olematuid asju täna, siin ja praegu ja võid öelda, Muki, tule kohale, Muki, kus sa oled? Ja kui sa hüüad kõvasti, ta kuuleb sind ja kui on sinu kutsu, siis ta on varsti seal kohal ja sa ei pea ise seda toitu ära sööma, tema sööb selle toidu ära. Amen. Ma loodan, et sa ei pea koera toitu sööma. See on seesama, et sa kutsud esile olematuid asju, otse kui olevaid. Muki, kuidas Mukit ei ole ju, aga sa kutsud ja ta tuleb. Samamoodi on selle sama printsiibiga. Sa kutsud esile, sa räägid sellest olematust asjast ja ütled tervenemine. See on minu ihus. Jeesuse haavad ja veremelt läbi mulle on tervist tulnud. Minu ihu sa oled terve. Minu ihu sa funktsioneerid. Pealaest elad allani. Minu aju funktsioneerib normaalselt. Minul kogu süsteemi, minu veresoonkond funktsioneerib normaalselt. Minu käed funktsioneerivad normaalselt. Mul on hea mälu ja ma olen terve ja tugev kogu oma eluaja. Amen. Ja ma elan pikaealiselt. Aga mul on siuke tunne ja arst ütles seda. Nüüd iga ongi sellest, sa pead seda esile kutsuma. Arst võis ütelda, mis tal on ja võib-olla on see loomulikus maailmas, on see pilt teistmoodi. Aga selleks, et see võiks muutuda, on vaja kedagi, kes hakkab kutsuma esile sellest nähtamatust maailmast seda, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud. Et sa hakkad rääkima olematutest asjadest otse kui olevatest. Enne kui seda tunned, enne kui seda näed, enne kui see olukord on muutunud, seepärast sa hakkad ütlema, et Jumal on see, kes täidab kõik minu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ma olen rikas Jeesuses, sest Jeesus sai minu eest vaeseks, et mina saaksin rikkaks, enne kui sul see rikkus käes on, enne kui sinul need rahad ja arved on makstud ja hakkad sa ütlema seda, mida Jumal on sinu kohta ütelnud ja kutsud sellisel viisil selle esile, selle, mis Jumal on tõotanud ja mida ta on öelnud oma sõnas. Amen. Kiitus Jumalale. Luuka 17:12. Ja kui saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidajatõbist meest ja jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ning ütlesid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Ja me saame aru, nad isegi ei tule Jeesuse ligi, osalt vist arvata selle pärast, et nad teadsid, et pidajatõbist nad ei tohi teiste inimeste ligi olla. Nad on lihtsalt eemal ja nad hüüavad sealt. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Ma teen korra pausi siia. Nüüd sinu jaoks võib-olla see ei räägi midagi, minge näidake ennast preestrit, kes preester pole pidajatõbisi enne näinud või? Nüüd tee lahti minuga koos, jäta siia järg vahele, 3. Moosese 14:2. Nüüd Jeesus oli kursis käsuseadusega ja ta viitab siin nüüd sellele samale käsuseadusele ja käsib nendel, me saame aru, nad olid ka ilmselgelt juudid, tegutseda vastavalt käsuseadusele, aga ta rakendab jällegi sama printsiipi. Ja siit ütleb 3. Mooses 14:2. See on seadus pidajatõbise kohta, ta puhastuspäevaks. Tema tuleb viia preestri juurde ja preester mingu väljapoole leeri ja kui preester, pane tähele, vaatab,
et näe, pidai tõbisel on pidali tõve lööve paranenud. Siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetaks 2 elusat lindu, seedripuud ja helepunast lõnga ja isopit ja me näeme, nad peavad siis selle ohverdama. Nii-öelda tooma Jumalale ühe ohvri selle jaoks. Mille pärast? Et see inimene on saanud puhtaks. Pidai tõbine ei pidanud ennem preestri juurde minema, kui ta on puhtaks saanud, et nüüd saaks teha vastavalt Vana Testamendi nii-öelda seadustele tema eest nii-öelda see, võiks olla siis tänuohver või see nii-öelda puhastuse juurde kuuluv ohver. Kas pole nii? Minge näidake ennast preestritele. See tähendas pidai tõbistele, te olete terved. Sel hetkel, kui Jeesus selle välja ütles, mitte midagi oli muutunud. Sest kas sa märkad, ta ütleb siin ühe olulise fraasi, ütleb, ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Nüüd, kui see oleks toimunud sel hetkel, kui nad nagu selja Jeesuse poole keerasid ja hakkasid 2-3 sammu astuma, siis nad oleks kohe röögatud, Jeesus, kui vaata, ma sain puhtaks. See järelikult, kui see ei saanud olla 2-3 sammu, see ei saanud olla isegi 100 meetrit, sest 100 meetri pealt oleks nad ka kisama pistnud ja tagasi jooksnud. See pidi olema võib-olla mingi arvestatav distants, võib-olla kilomeetreid, võib-olla kes teab kui palju. Aga teel minnes nad said puhtaks. Aga mida Jeesus ütles neile tegelikult selle samaga, kui nad minge näidake ennast preestritele? Te olete terved, te olete puhtad. Ja nemad läksid usus, et me oleme puhtad, aga nad ei näinud seda oma ihus veel kohe. See on see sama, et sa usud midagi, et see on sinu oma, enne kui see saab sulle nähtavaks. Kõik, mida te palute, anute, uskuge, et te selle saate ja siis see saab teile. Või see, mis sa ütled, usub, et see saab sulle ja siis kõigepealt sa usud siis olevikku, see saab sulle ja siis see saab ka nii-öelda nähtavalt tulevikus sinu jaoks. Amen. See on see sama printsiip. Ja Jeesus ütles, minge näidake ennast preestritele ja nüüd nad lähevad. Ja see on nende. Nüüd pane tähele, üks oluline detail veel. 15 salm. Aga üks nende seast nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au ja heitis tema jalge ette maha ja tänas teda ja see oli samaarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas muud ei ole leitud, kes oleks tulnud tagasi, kas muid ei ole leitud, kes oleks tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane. Ja ütles temale, et tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Nüüd mõned tõlked lisavad ühe olulise elemendi siia juurde, selle sama sõna usk on sind aidanud, sinu usk on sind terveks või terviklikuks teinud. Nüüd, kui sa oled kokku puutunud pidai tõega, ma loodan, et mitte, aga kui sa natuke oled uurinud piibli kontekstis või üldse natuke tausta, siis see oli selline haigus, mis põhimõtteliselt sõi inimestel või võis potentsiaalselt ära süüa, alustades nende näonahk võis osaliselt maha kooruda, nende kõrvad võisid isegi osalt ära nii-öelda söödud olla selle viirusliku haiguse poolt, vahest nina ja isegi võib-olla isegi mõned või vahest isegi sõrmed ja sellised asjad võisid nii-öelda olla ära söödud. Et see inimene võis olla täiesti nii-öelda ilma mingisuguste osadeta nii-öelda jäsemeteta või mis iganes moodi jäsemeteta, aga ütleme ilma asjadeta oma ihus. Ja me näeme, kas sa märkad, ta ütleb, et kõik nad said puhtaks. Tähendab see sama pidai tõve lööve lahkus neist. Aga nüüd see üks, kes tuli ja andis au Jumalale, temale öeldakse, kui sa otsid välja, see algtekstis tuleb ka väga selgelt välja, tema sai terveks ja terviklikuks. Tähendab seda, et kui temal oli kõrv kadunud, siis Jumal taastas selle kõrva. Kui temal oli see jalg või käed või näpud olid kuidagi poolikuks muutunud, siis Jumal taastas üleloomulikult selle. Kui tema nina oli kadunud, siis Jumal pani talle uue nina. Amen. Tema sai terveks, miks pärast, sest ta tuli andis Jumalale au. Nii et see on üks väga oluline element ka, et kui Jumal on teinud sinu elus ime, siis meil on põhjus Jumalat tänada selle eest. Amen. Anda sellest au ja anda Jumalale au ja tuua see ka inimeste ette julgelt välja. Amen. Sellest on meile vaja rääkida nendest tunnistustest ja vaja rääkida nendest asjadest, mis Jumal on teinud. Amen. Kiitus Jumala. Aga Jeesus, mida ta kasutas siin? Seda sama printsiipi. Usk räägib olematutest asjadest otse kui
olevatest. Usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Lähme tagasi sinna Rooma kirja. Sealt, kus ma alustasin. 17. salm. Rooma 4:17. Ma loen sulle kohe, sa võid jälgida seda, mismoodi meie eestikeelne ütleb, ma loen uuesti seda laindud tõlkes. Nagu on kirjutatud, ma olen teinud sinu paljude rahvaste isaks. Jumal andis Abrahamile uue nime ja ta ütles, ma olen teinud sinu paljude rahvaste isaks. Kui Jumal ütleb midagi, siis see on paika pandud. Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja muuseas, kõige huvitavam on selle juures see, et see mõni ütleb, et see räägib sellest päikese valgusest. Kas sa oled märganud seda, et see ei räägi ainult päikese valgusest, sest hiljem tulid ka tähed. Nüüd me teame, et tähed ei ole lihtsalt mingisugused täpikesed taevas, vaid need on tegelikult tehniliselt justkui teised päikesed. Ja kui inimesed on kes need uurivad kogu seda nii-öelda meie kosmost ja sükest asja, on avastanud seda, et kogu aeg nad millegi pärast avastavad, et kogu aeg tekib juurde midagi kuskil. See sama sõna, saagu valgus, see läheb kogu aeg edasi. Uued tähed, uued päikesesüsteemid, kogu aeg need tekivad aina juurde. Mõni täht kukub taevast alla ja mis iganes. Võib-olla mõni tõesti kukub neist kuskil, mitte meile siia alla, aga kukub nii-öelda alla. Aga sellegi poolest neid tekib juurde kogu aeg. Ja saagu valgus kogu aeg saab aina rohkem reaalsuseks. Jumal ütles midagi välja ja see sünnib. Jumal ütles Abrahami kohta, sa oled paljude rahvaste isa. Ma olen sind teinud paljude rahvaste isaks. Nüüd sellepärast sina võid julgelt öelda, ma olen terve. Ja öelda spetsiifiliselt, isegi on mingisugused haigused, millega sa oled maadlemas või mis on tänasel päeval mingid diagnoosid sinu jaoks isegi arsti poolt kirjutatud. Ja mis võivad tunduda loomulikult kuidas seda võimalik on, kuidas ma saan öelda, et ma olen terve. Sellepärast, et sa kutsud esile olematuid asju otse kui olevat, sest selles vaimses sfääris Jumal on selle paika pannud. Kui kellegi inimesel on lausa kas või uut organit, uut jäset, mida iganes asja vaja, Jumal on see sinu jaoks olemas. See on juba vaimses sfääris olemas, see on seal samas nähtamatus sfääris olemas. Sul on vaja see kutsuda sealt nähtamatust sfäärist sellesse samasse nähtavasse sfääri. Sul on vaja see kutsuda, mismoodi rääkides sellest otse kui olevast. Süda, sina oled terve. Pea, sina oled terve. Mälu, sina oled väga hea. Amen. Valu sa oled kadunud, sest et Jeesus on kandnud minu haigust ja minu valud tänu Jumala. Amen. Sa räägid neid asju, sa räägid neid järjepidevalt, räägid neid olema. Mõni ütleb, aga kas ma pean siis kui ma palutaks, siis ma ei tohi enam öelda, et ma olen haige või mul on see valu. Iva on selles, mida sina usud ja teine on see, mida sa räägid, mis on olukord. Paulus ütleb ka, et meil on need erinevad probleemid, ta ütleb, aga me ei loobu, me ei löö käega. Oluline on see, mis jääb lõppsõnana kestma või mida sa välja kuulutad. Mis on see sama asi, mille sa paned paika. Jah, mul täna võib-olla ei ole nii palju raha, aga Jumal on minu varustaja. Võib-olla mul ei ole selle asja jaoks ostmiseks veel täna neid vahendeid. Jah, ma pean arvestama sellega ja ma pean olema mõistlik ja tark, aga ma usun, et Jumal täidab minu vajadused ja külluslikult rohkesti ja ma olen rikas iga hea teo tarvis. Me ütleme seda ka, et me kogudusena, et meie arved on makstud. Amen. Ja tänu Jumalale, see on meile jaoks ka reaalsus, aga see muuseas ei puuduta ainult koguduse arved, see puudutab ka sinu arveid. Me ei tunnista seda ainult koguduse arvete kohta, või me tunnistame seda sinu arvete, sest sina oled ka kogudusest osa. Amen.
ja need, kes on ka ülekannet vaatamas, kes on osa sellest kogudusest, nende arved on ka makstud. Aga täna võib-olla mul ei ole kõik arved makstud ja mul on see võib-olla maksmata ja see asi on võib-olla, aga me ütlesime, minu arved on makstud, sellepärast me korrutame seda sellepärast, et sa kutsud selle esile. Ja kiitus Jumala. Ja sul on rohkesti välja jagamiseks. Kiitus Jumala. Tähendab seda, mul ei ole täna rohkesti, aga siis sellepärast sa ütlegi, mul on rohkesti välja jagamiseks, sa kutsud selle esile. Amen. Sa ütled, no, kus see raha peaks tulema. Jumal oskab seda korraldada ja teeb seda kindlasti legaalselt. Amen. Ja oskab korraldada, tal on selleks erinevad vägagi imelised vahendid olemas ja ta toob selle raha sinu kätte, nii et sul on rohkesti välja jagamiseks. Rohkesti välja jagamiseks, ülikülluslikult välja jagamiseks. Amen. Ja Jumal õnnistab sind, nii et sul ei ole ruumi selle mahutamiseks. Amen. Need on piibli kirjakohad muuseas, mida ma tsiteerin praegu. Amen. Tänu Jumalale ja seepärast sul on vaja hakata seda ütlema. Mitte siis, kui sa seda näed, mitte siis, kui seda tunned, vaid sul tuleb hakata seda ütlema praegu. Ma loen uuesti 17 salmides, ma olen siis lugemas laiendatud tõlget. Ma olen teinud sinu paljude rahvaste isaks. Ta oli määratud meie isaks, Jumala ees, kelles seda uskus, tema, kes teeb surnud elavaks ja nimetab või siis, nagu ma ütlesin, välja tõlked kasutatud väljendid, kutsub esile olematuid asju, mida ta on ette kuulutanud ja tõotanud. Nüüd see on väga oluline, et sa ei hakka rääkima, mida iganes sul pähe tuleb, mida iganes sina tahad, vaid sul peab olema Jumala sõna selle aluseks. Abraham võis öelda, et ma olen Abraham sellepärast, et Jumal on öelnud, et ma olen paljude rahvaste isa. Mitte sellepärast, et mina arvan, et ma tahaks olla kõva mees. Ei, Jumal ütles, ma olen paljude rahvaste isa. Jumal ütles seda. Mul ei ole loomulikult selleks potentsiaali, mul ei ole loomulikult selleks vahendid, aga Jumal ütles, et ma olen paljude rahvaste isa. Ja tähendab seda, et ma saan olema selles kohas. Amen. Ja tänasel päeval ma räägin, ma olen paljude rahvaste isa. Amen. Just, mis nad on ette kuulutanud ja tõotanud, otse kui need juba oleksid olemas. Otse kui need juba oleksid olemas. Sa ei näe neid asju tänasel päeval, mis Jumal on sinu jaoks valmis pannud. Sa ei pruugi näha neid asju oma ihus, sa ei pruugi näha neid oma elus, sa ei pruugi näha neid oma rahakotis, oma pangaarve peal, sa ei pruugi neid kogeda, aga sellepärast sul on vaja hakata neid asju rääkima. Sul on vaja hakata neid asju esile kutsuma. Amen. Ja sul ei ole vaja seda lihtsalt oodata ja vaadata kogu aeg, oi kui raske, oi kui keeruline, oi kui mida see on, mul ei ole seda ja ma ei oska seda, vaid selle asemel ütle seda, mida Jumal ütleb. Ütle seda, mis tema on ütelnud. Amen. Ja sellepärast on see väga oluline, et me leiame Jumala sõnast need tõotused ja need tunnistused, mis tema on meie kohta öelnud ja hakkame neid pidevalt rääkima. Kui lähed õue ja mukit ei ole, siis ära nuta seal pisaraid, miks mukit ei ole ja miks mukit ei tule ja ei tea, kuidas sellega mukiga üldse on ja kas ta üldse on üldse elus, vaid kutsuda kohale. See kõlab nii lihtsana, eks ju, sellest me saame aru, kui sul muki on. Aga samamoodi on ka Jumala sõnaga. Ära nuta ja ära hala enese pärast. Oi, ma olen ikka nii haige ja mul on ikka need probleemid ja mul on nii vanaks juba jäänud ja mis iganes sul võib asjad tulla pähe, vaid selle asemel vasta sellele asjale ja ütle, et Jumal on mind õnnistanud. Pika eaga ta täidab mind ja annab mulle näha oma õndsust, oma päästet. See sõna on see sama, tegelikult see on küll heebra keeles, aga sama sisuga just, mis räägib nii tervenemisest kui ka kaitsest, kui ka jumalikust varustusest. See on täna sinu oma. See on täna sinu oma. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tõsta oma käed lihtsalt täna Jumalat. Hakka rääkima neid asju, mis sa täna ei näe, aga mida Jumal sinu kohta on öelnud. Mis täna sinu ihus võib-olla ei ole päris nii, nagu nad peaksid olema, aga mis Jumal on plaaninud, et see peaks teistmoodi olema. Hakka rääkima seda, et sa oled terve. Hakka rääkima seda, et sa oled tugev. Hakka rääkima seda, et sul on rahu. Hakka rääkima seda, et sul on tervis. Hakka rääkima seda, et sa oled vaba kõigist sidumistest. Hakka rääkima seda, et Jeesus on sind lahti lasknud. Hakka rääkima seda, et tema täidab kõik sinu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ülevoolavalt. Amen. Amen.
Hakka rääkima seda, mitte ainult täna siin selles hetkes, vaid ka kodus. Siis, kui need probleemid kerkivad esile, siis, kui need situatsioonid kerkivad esile, siis, kui see piltlikult see viigipuu on seal sinu ees ja vilju ei ole seal peal, siis vasta talle ja ütle, mida Jumal on ütelnud selle asja kohta, mida Jumal on paika pannud selle asja kohta. Ütle sellele ihule, ütle sellele rahakotile, ütle sellele pangaarvele, ütle, räägi talle, et ta peab olema täis see pangaarve ja see rahakott peab olema täis. Tänasel päeval võib-olla on see rohkem digitaalselt, aga üles iganes peab olema täis ja see peab olema külluslikult, sest et Jumal on see, kes täidab minu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ja sina ihu pead funktsioneerima pealaest elad allani normaalselt ja sa oled terve, sa oled tugev. Nii kaua, kui teda siin on vaja, siin maa peal, nii kaua, kui tuleb seda võidujoostu jooksta, kuni see saab lõpetatud, see ihu funktsioneerib absoluutselt normaalselt. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kiitus su isa. Tänu sulle isa. Kiitus sulle isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su isa. Lester Samralil oli üks juhtum, ma räägin siia vahele, kus ta oli ühes koguduses jutlustamas ja need inimesed, tal pidi juba koosolekule tulema ja pidid talle nagu järgi tulema hotelli ja mingil põhjusel lähevad hotelli ukse taha ja koputavad ja midagi nagu sisse ei saada, ei vasta, ei reageeri, mõtled, et midagi juhtunud. Ja siis lõpuks koputavad ja kuidagi ikkagi vist uks oli lahti, läksid sisse ja Lester Samral oli seal külili maas ja tal oli südameatakk olnud. Ja siis nagu öeldakse, siis nad nagu astusid ligi, no mis me peame tegema, sa sai aru, ta ei olnud nagu päris okei. Ja siis ta tõusis nagu vaimselt eneses üles, ütles, et mul ei ole aega selle jaoks. Jeesuse nimel sina süda funktsioneerid normaalselt, hakkad toimima normaalselt ja Jeesuse nimel ma lähen nüüd jutlustama. Korjas oma asjad kokku, pani riided selga ja läks jutlustama. Mul ei ole aega selle jaoks, et praegu hakata veel südameartakki siin mängima. Mitte mängima või tegema, mis iganes. Selleks ei ole aega. Jumala töö vajas tegemist. Ei ole vaja mingisuguseid haigusi, ei ole vaja mingit probleeme. Ja me ei pea kirjutama niisugust asjadele alla. Isegi mis iganes laadi probleem tahab sind tabada. Ükskõik, mis asjad sind tahavad tabada. Ära kirjuta selle alla. Ütle sellele. Meil on vaja oma usk sellesse kohta üles ehitada. Rääkida nende asjadega. Rääkida selle ihuga. Amen. Sinu ihu peab tegema seda, mis talle öeldakse. Ta peab tegutsema ja toimima nii, nagu talle öeldakse, mitte nii, nagu temale pähe tuleb. Amen. Surm ja elu on sinu keele võimuses. Amen. Ja meil peame hakkama rääkima neid asju. Me peame hakkama rääkima julgelt neid asju. Amen. Ja see ei ole ainult üks emotsioon, mis ma täna sinus üles tahan kütta, aga see on oluline, et sa saad need asjadele pihta. Nüüd, kui ma alustasin kogu selle näitega sellest pintsaku selga panemisest, sa pead ise süüvima nüüd Jumala sõnasse. Et sa ei paneks seda pintsakut valet pidi, kuskilt hoopis teist pidi selga ja lõpuks me leiame jälle kõik, kes hakkavad eitama oma haigusi. Ma ei ole haige, mul ei ole seda valusid. See ei ole see, mis ma õpetasin täna. Usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Mitte usk ei eita olevaid asju ja ütleb, et neid pole olemas. Ütleb, et see üks ja sama. Ei ole, see on väga suur erinevus. See on väga suur erinevus. See ei ole see, et hakkad nüüd rääkima ja käima ringi. Oi, mul ei ole seda haigust ja mul ei ole neid valusid ja mul ei ole seda ja mul ei ole puudust ja mul ei... Ei, see ei ole see, mis ma õpetasin. Ma õpetasin seda, usk räägib olevatest asjadest, olematutest asjadest otse kui olevatest. See on see, et sa räägid tervist, sa räägid jõukust ja kutsud selle sellisel viisil esile sellesse maailma ja see nähtav olukord saab muudetud. Mitte sa ei pea teesklema, sa ei pea mängima, sa ei pea eitama. Pastor, palu mu eest, mul ei ole ühtegi valu, mul ei ole mingit probleemi. No siis võid koju minna. Ma ei pea su eest paluma. Me ei pea mängima mänge. Sellepärast sa pead minema ise Jumala sõnasse ja süüvima ja süvenema ja saama pihta, mida Jumala sõna räägib, kui sa hakkad neid printsiipe rakendama. Mitte lihtsalt pimesi midagi tegema, mingisuguseid asju, mis Jumal sulle on rääkinud, mis sina ise oled Jumala sõnast näinud. Amen. Sul on vaja näha, kuidas need printsiibid töötavad, kuidas neid asju rakendada ja hakata neid rakendama. Selle käigus vahest sa isegi õpid ja Jumal näitab sulle ka, mis on olnud see, võib-olla see probleem või mis on olnud see asi, miks see asi on olnud takistatud. Vahest mõned inimesed, eriti kui me räägime tervenemisest, nad teevad mingisuguseid asju mehaaniliselt edasi ja mingid tulemusi ei tule ja midagi asja nagu ei muutu ja nad kunagi ei julge minna Jumala ette ja küsida ausalt, Jumal,
isa, näita mulle, kas ma olen midagi äkki valesti tegemas, kas ma mingi asja olen valesti mõistmas. Nagu seesama pilt, mis sa siin nägid, äkki ma olen pistmas käsi varukates hoopis teisest otsast sisse. Ma olen pistmas küll omast alust justkui varukaid kätte, aga kuule, see asi päris niipidi vist ei käi. Näita mulle, äkki on midagi, mis ma pean hoopis teistmoodi tegema, äkki ma pean mõistma midagi, äkki on midagi mu sõnast, mida ma ei ole mõistnud. Amen. Küsi neid asju, ära ole niisugune nagu pimesi, lihtsalt, ma teen seda, ma tunnistan. Tunnistamine on oluline, see on väga oluline, me peame neid asju tegema, aga vahet vahel me peame olema ausad ja minema küsima Jumala käest, milles on küsimus. Ja vahest Jumal ütleb, usk on midagi sellist, mis kasvab. Täna sinu usk ei ole veel selles kohas, et kanda seda, aga homme, kui sa kasvatad ja toidad oma usku, siis ta on juba selles kohas. Võib-olla sa pead hoopis uskuma sammulist. Võib-olla sa kuidas sa liigud selle asja suunas, et sa lähed iga päevaga paremaks. Üks samm ja teine samm ja kolmas samm. Amen. Vahel inimesed näiteks räägivad sellest, et ma usun, et Jeesus sai vaeseks, mina saaksin rikkaks. Jumal tahab, et ma võiksin süüa maa parimat. Ja siis nad lähevad ja löövad oma palga plaksti kohe poes sirgu ja ostavad kõige kallimaid asju, mis nad iganes leiavad. Sest Jumal ju ütles, et ma peaksin maa parimat sööma. Ja mis siis juhtub? Arve on tühi ja raha on otsas. Ja sina olid loll, vabandust väljendusest. Sest et sa ei mõistnud Jumala sõna printsiipe õieti. Ma võib-olla ütlesin nii liiga plangilt, Piibel ei ütle, me päris nii ei peaks ütlema, aga sa olid väga rumal. Me ei peaks nii tegema. Amen. Igaks me võime minna ja osta need kõige kallimad asjad ära ja öelda, Jumal tahab, et ma sööksin maa parimat. Aga kas see oli kõige targem ja kas see oli kõige praktilisem asi tänases päevas, kus sa olid? Kas sa oled täna valmis selleks, et süüa maa parimat? Võib-olla sa pead alustama kõigepealt sellest natuke väiksemast ja siis liikuma edasi ja siis liikuma edasi ja siis liikuma edasi. Amen. Vahest lapsed, eriti kui nad on, ma ei vihja kellelegi meiega, aga kui sa oled elamas näiteks vanema kulul, siis sa pead arvestama sellega, et asju tuleb teha, mis sa niimoodi, nii nagu sinu vanemad otsustavad, mitte nii nagu sina tahad. Amen. Amen. Ja see on väga õige ja väga tark asi, et me ei ürita, nagu öeldakse, nii-öelda praktiseerida seda, mis meie arvame, et me usume selle arvelt, mida meie vanemad nii-öelda katavad kulusid. Amen. Me peame selle peale mõtlema, need on väga olulised asjad tegelikult. Amen. Ja vahest me peame nii-öelda käima Jumala sõnaga nii-öelda targasti ja tegutsema. Amen. Me tänasel päeval näiteks ka ise, kui ma toon näite, kui ma räägin jõukusest, kus me ise oleme rääkinud sellest, kuidas me Kaiga ütleme, kui me abiellusime. Kus kohast me alustasime? Meil oli 2-toaline korter, mis oli meie vanaema meile andnud, mis ei olnud algselt isegi olnud meie oma, meil olid ise selle ostmiseks või saamiseks selles mõttes ühtegi senti kui kulutanud tegelikult. Ja nüüd meil oli vaja oma usk, kuhu kasvatada sellesse suunda, et me võiksime isegi seda remontida. Ja me saime aru väga selgelt, meil ei ole usku selle jaoks, kiitus Jumalale, ma usun, et Jumal toob meile 10 000 kohale ja me paneme sinna uued parketid ja aknad ja tapeedid ja kõiksugu värgid ja mis iganes sinna on vaja. Ei, me sihtisime välja üks aken. Suure toa aken. Isa, anna meile raha ja vahendid ja me usume, et me saame selle raha selle ühe akna vahetamiseks. Me teadsime, see on see koht, kus me oleme ja me uskusime selle ühe akna, kiitus Jumalale, Jumal varustas meid, tulid töömehed kohale, panid selle ühe akna ette ja seal, kui sa tead, ma räägin paar detaili sinna juurde, mul tuleb meelde sellest. Ja seal oli, kui sa tead, mis on aknapaled, eks ju, see on need samad aknaküljed. Ja kuna see oli uus aken ja see oli vanad lammutati välja, siis see asi läks koledaks ja mina ei teadnud nendest asjadest tol hetkel midagi, kuidas neid tehakse või mida seal tehakse. Ja need, kes akna panid, siis me lasime ka need aknapaled panna. Aga mis ma tegin? Ma teadsin, ma uskun ka selles kohas, et ma võiksin järgmisel aknal äkki seda ise teha. Ma istusin kõrval, küsisin küsimusi ja vaatasin, mis segu nad kasutavad, mis asjandust teevad, kuidas nad lõikavad neid asju ja panevad, seal ei olegi midagi keerulist tegelikult, kui sa natuke oled kursis, lõikavad sealt kipsist need asjad ilusti välja, panevad sinna selle spetsiaalse segu vahele, lükkavad selle asja ilusti sinna seina, tõmbavad sealt pealt segu ja pärast hiljem ka pahtliga siledaks ja värvivad üle. Ja järgmisel aknal tegelikult, kui me selle uskusime, siis ma tegin seda ise juba. Nüüd aga see ongi sama, sa pead leidma oma usu koha ülesse.
meil oli suur tuppa, parkett oli kogu tuba korterisse vaja tegelikult, aga me teadsime, meie usk on selles kohas, et me usume, me saame suurde tuppa parketi. Aga internetis me leidsime, kuidas parketti maha pannakse, polnud kunagi seda varem teinud, aga Jumal andis meile tarkust ja oskust. Nüüd meie usk oli selles kohas, mõniks öelda, miks me oleks võinud uskuda, et saate parketi ja kogu teeninduse kõigi asjaga. Me ei olnud sel hetkel selles kohas veel. Amen. Tänasel päeval Jumal on olnud hea ja helde. Meie nii-öelda vara ja asjad on hoopis teises tasemes olnud. Täna me elame juba 4-toalises korteris ja me oleme maja ehitamas. Nüüd kuidas see tulnud on kõik need varustused? Sellega, et Jumal on lasknud meie usul kasvada. Amen. Nüüd ma räägin küll loomulikest asjadest, aga see on igas erinevas alas, sinu usk kasvab. Ära ürita täna hüpata kohe sinna kõrgesse kohta, isegi kui sa kedagi teist näed kuskil kohas olemas. Sinu usu kasvamine võtab aega ja selles ei ole midagi halba, selles ei ole midagi negatiivset. Amen. See on sulle sageli vajalik. Amen. Näiteks, kui ma ise sain meie koguduses pastoriks, siis ma tean, Jumal tegi seda lausa meelega, et mulle teatud asju õpetada. Sest kui ma sain pastoriks ja ma läksin Tomata piiblikooli õppima, siis meie kogudust olid toetamas vähemalt 2 erinevat välismaist, kuidas nimetame, teenistust või kogudust või mis iganes, Jumala riigi tööd. Ja mõlemad neist, eelkõige üks, kes oli põhitoetaja, kes tuli siis ühest teisest riigist, nimesid ma ei hakka ütlema, ei ürita kedagi maha teha, tulid rahad niimoodi, et põhimõtteliselt meie pastori palk tuli 100%, kõik tuli sellest välismaalt, tuli siia kohale ja see maksti siis ka mulle ja ennem seda siis eelmisele pastorile ka kätte ja meil tuli erinevaid siis kasutatud riideid ja asju sealt, mida me müüsime, millega saime siis veel sissetulekut ja ka koguduse kulud said sellega kaetud. Ja kui temad nägid või kuulsid seda, et sa läksid Tomata piiblikooli õppima, mis oli seesama Ameerika evangeeliumi õpetamise kool või see nii-öelda see jõukuse õpetamise koht ja kus õpetatakse eduteoloogiat, nad lõpetasid kõik suhted, võtsid kõik sissetuleku tagant ära, kõik need rahad, mis iganes meile tulid, kõik lõigati päeva pealt ära, ei mingisuguseid nartsega kaltsena müümiseks, ei mingisuguseid sissetulekuid välismaalt ja nüüd te peate ise hakkama saama. Hea tunne, eks ju. Sel hetkel sul on olnud, mul on mingi meeles mingisugune 400 oli see number. Äkki see oli kroonides, ma arvan, võis küll olla. Et see 400 oli see summa vist, mis tol ajal oli sissetulekuks, aga see oli vist kroonides tegelikult. Mis tuli sealt välismaalt, pluss siis kõik võimalikud riided ja asjad, mida sai müüdud. Kõik oli see päeva pealt läinud. Ja ma mäletan seda, et me isegi hiljem veel, kui me Kaiga juba abielusime, päris mitmed aastad hiljem, me uskusime seda, et Jumal annaks meile varustuse, et kogudus saaks ühe korraga mulle palga maksta, sest et rahalisi vahendeid ei olnud piisavalt, et kõike seda korraga maksta. Ja me olime liikumas selle suunas. Tänasel päeval kiitus Jumalale, meil on nii-öelda kogudusel piisavalt vahendid olnud, et maksta 2 palka, tegelikult 3 palka, isegi 2 täispalka ja üks natuke väiksem palk. Selle sama inimeste arvuga, aga need vahendid ja rahad on olemas ja meie arved on täna makstud. Miks see on toimunud? Sest et me oleme saanud seda õppida. Jumal on see, kes täidab kõik meie vajadused. Aga me ei olnud selles kohas alguses. Ja me pidime majandama alguses kitsalt, lihtsalt ja mitte üritama, nagu öeldakse, üle parda joosta. Me ei ostnud nendele kogudusele ka igasuguseid ilusaid luksuslikke asju ja mida iganes. Tänasel päeval meil on julgus seda, et osta ka kalleid asju, kui vaja on. Amen. Ja teada, et Jumal on see, kes täidab meie vajadused. Miks pärast? Sest et Jumal on lasknud selle kasvada. Aga me pidime minema just sellesse kohta, et me saame aru, et ei ole välismaa onu see, kes täidab meie vajadused, vaid Jumal on see, kes täidab meie vajadused. Ja selleks oli vaja see kõik tagant ära lõigata, et me teaksime, et see ei ole Ameerika evangeelium. Et see ei ole see eduteoloogia lihtsalt, vaid et see on Jumala sõna, et me ise veendume selles, et Jumal täidab kõik meie vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ja tänasel päeval kiitus Jumalale, Jumal on andnud meile vahendeid ka kogudusena, et me saame välja jagada ja ilma liialdusteta 1000 eurosid välja jagada kogudusena. Amen. Kus see tulnud on need rahad? Jumal on selle toonud. Amen. Ja tahab sinu kätte ka aina rohkem ja rohkem tuua neid ja on ka tänasel päeval juba toonud. Amen. Amen. Ja see kasvatab sind. Ta kasvatab sind nendes asjades. Amen.
Ja see on seesama Jumal, kes räägib olematustest asjadest otse kui olevatest. Ja siis, kui sinul võib-olla ei ole veel kõike piisavalt, kui sul võib-olla isegi on ainult elementaarselt, et lihtsalt maksta oma nii-öelda mingisugused arved lihtsalt kuu jooksul ära, aga Jumal on teinud sind rikkaks iga hea teo tarvis. Ja sa täna hakkad seda välja ütlema. Hakkad Jumala sõna uurima, hakkad sellest kasvama. Hakkad kasvama selles, et sa õpid andma regulaarselt. Oled kümnise regulaarne maksja. Ja kümnise regulaarne maksja. Kas sa märkad, kui sa uurid Piiblis, siis kümnis ja õnnistus on omavahel väga otseselt seotud. Kõikjal kohtades, kui sa näed ka Vanas Testamendis, kui nad maksid kümnist, siis me näeme, kuidas Jumal ütleb, ma õnnistan sind. Mis asi see on? Õnnistus on vägi eduks. Kui sa ei ole kristlasena kümnise regulaarne maksja, sa lõikad sellega oma elus õnnistus ära. Ja see puudutab väga paljusid elualasid. Jumala soosingut, Jumala varustust, tervenemist, kõikest muus, mis iganes tööga seotud asju, kõik see asi on sinu elus ära lõigatud ja sellepärast see on oluline, et me oleksime kümnise regulaarsed maksjad. Amen. Sa küsid, kus ma selle kümnise peaks andma? Oma kodukogudusse, et Jumala kojas oleks toidust. Sa annad selle sinna ja Jumal annab sulle õnnistuse. Ja see sõna ei ole mitte ainult raha, vaid õnnistus ja see palju enam ainult raha. See puudutab sinu tervist, see puudutab sinu rahaasju, see puudutab sinu suhteid, see puudutab sinu tööasju. Kõik need asjad on õnnistatud. Amen. Aga kui inimene kristlasena jätab selle meelega tegemata, ütleb, et mina ei taha kümnist maksta, ma ei pea seda oluliseks, siis ta ei pea ka oluliseks õnnistust. Et kas meie koguduses nõutakse kümnise maksmist? Ei, meil ei nõuta kümnise maksmist. Aga meil ei nõuta seda ka, et sa pead õnnistud olema. See on sinu vabatahtlik otsus. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su isa. Tänu su isa. Isa, tänan sind, et sul on head asjad meie jaoks valmis pandud. Ka tulevasteks aegadeks. Isa, kus me täna võib-olla, kui keegi on kitsamas kohas või tema tervis ei ole täna kõige paremas kohas, isa, ta ei pea olema löödud ja sina ei pea ka olema löödud, kui sa oled selles kohas. Kui sa oled väikses kohas ja kus on nagu asjad ei ole kõige kenamini silme ees, siis tänasel päeval sa võid tunda oma südames, et teada, need nähtavad asjad on ajutised. Need alluvad muutustele. Need on ajutised. Need on lühikesed ja need lõpevad ära. Ja seepärast see puudus kaob minu elust, sest Jumal on see, kes täidab minu vajadused au ja rikkusega Kristuses Jeesuses. Ja seesama haigus, millega sa oled võib-olla isegi aastaid, võib-olla isegi aastakümneid elanud, sina võid hakata rääkima seda, mis Jumal on selle kohta öelnud. Mitte lihtsalt öeldes, et mis mina saan teha, see võib lihtsalt leppida, see on nii raske, see on nii keerukas. Ei, ütle seda, mis Jumal ütleb sinu kohta. Ütle seda, mis tema on ütelnud. Ta ütles Abrahamile, Abraham, ma olen sind teinud paljude rahvaste isaks. Jumal näeb sind tervena. Sina võid ka enda kohta öelda, ma olen terve Jeesuse haavade vermete läbi. Ükskõik, mis sümptomid ütlevad, ükskõik, mis ravimeid sa isegi kasutad ja rahulikult ei pea kohe päeva pealt minema viskama, sa võid lihtsalt tänada. Sest ravimid sageli hoiavad sinu sümptomeid tasakaalus, aga sinu usk võib selle sama ees lihtsalt kasvada. Sinu usk kasvab, sinu usk muutub kindlamaks sellesse, et ma olen terve. Ma olen terve. Ja seepärast sa võid lihtsalt tänada Jumalat. Ja näha, kuidas see, mis on nähtav ja ajutine, see hakkab muutuma, sest sa kutsud esile. Ja sinu usk on see, mis toob sulle selle lahenduse. Sinu usk on see, mis toob selle muudatuse. Ja sinu usk on see, mis sind on aidanud, nagu Jeesus ütles ka sellele veritõbisele naisele. Sinu usk on see, mis sind terveks on teinud. Ja sinu usk toob muutused sinu ellu kohale. Toob kohale. Hakka rääkima neid asju. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Meil ei ole millestki puudust. Me oleme terved. Me võime julgelt seda öelda. Me ei pea seda mingil kombel häbenema. Me ei pea mingil kombel halvasti tundma. Tänu sulle, isa.
Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Ülistus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Reet, ma tean, sa oled praegu vaatamas. Jumala vaim ütleb sulle, Jeesuse nimel sinu silmad hakaku normaalselt funktsioneerima, täiesti terveks saagu. Jeesuse nimel ma käsin sellel silmanägemisel taastuda, sellel võimekusel tagasi tulla, kõik silmapupillid, kogu silmasüsteem Jeesuse nimel hakkab funktsioneerima. Jeesuse nimel pane oma käed oma silmade peale, Jumala vägi tabab sind seal samas ja sinu silmad hakkavad sellest hetkest saadik taastuma ja sinu nägemine hakkab muutuma normaalsemaks. Iga päev julgelt räägi seda, Jeesuse haavatervete läbi on mulle tervis antud, sest ta on kuulutanud nägemist pimedel, isegi kui sa pime ei ole, sellegi poolest sinu silmad taastuvad, sest see on kulutud, see on sinu oma. Täna on see sinu oma. Võta, see on sinu oma. See on sinu oma. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Võid kanda austust Jumalale. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sa oled hea. Tänu sulle, Isa, et sa oled helde. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kellegil on mingit laadi südameprobleemid ja ma ei kutsu sind välja. Jumal praegu õhutab sind. Räägi oma südamega. Räägi kogu oma närvisüsteemiga, mis on sellega seotud. Vahetevahel ei ole see probleem südameprobleem, vaid see on hoopis närvisüsteemi probleem, mis on lihtsalt tasakaalust ära. Jeesu nimel ütle, minu süda töötab normaalselt, minu närvisüsteem töötab normaalselt, mul on rahu, minu süda on täiesti normaalne. Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, kas isegi sealt vaatamas, Jeesuse nimel, räägi oma südamega, räägi, ütle selle, sina toimid normaalselt, iga päev värkad ülesse, ütle, sina süda toimid normaalselt. Jeesuse nimel, vererõhk, sina muutud normaalseks. Jeesuse nimel, kõik, mis iganes sul on, närvisüsteem, kogu süsteem, toimi normaalselt. Jeesuse nimel, vererõhk muutu normaalseks ja sa oled normaalne alla nii-öelda õiges normis. Jeesuse nimel. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu su, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Tänu su, Isa. Halleluuja. Kellelgi on mingit laadi probleem just siin kuskil jala, ma näitaksin selles kohas. Ma ei tea, mis iganes luu see on siin siis. Hüppeliigesesse. Mingit laadi probleem, kas valud või on sul aeg-ajalt raske liikuda, võib-olla isegi on mingisugune muu probleem seal olnud. Kui see on sinu jaoks, tule ettepoole, kus sinu jaoks on see. Mingit laadi probleem jala hüppeliigesega. Kas valud või on see liikumist on kuidagi takistatud? Kui see on sinu jaoks julgelt astu esile, võta astu, see Jumala vägi on sinu jaoks kohe saadav. Ma ootan mõne hetke, sest kuna ma tean, me oleme väga palju hakanud ka teenima just ka ülekande vahendusel, siis ma sihin välja ka need inimesed, kes peaks olema ülekande vahendusel vaatamas. Tundub, et siin koha peal ei ole. Isa, ma tänan sind, et sinu tervendav vägi on valmis pandud ka selle inimese jaoks, kes on vaatamas üle ülekannet ja tal on mingit laadi probleem hüppeliigesega. Pane oma käsi selle hüppeliigese peale ja ma käsin nüüd sellel hüppeliigesel hakata normaalselt funktsioneerima. Jeesu nimel hüppeliiges hakka normaalselt funktsioneerima. Kõik luud, liigesed, lihased õigesse kohta ja taastu, valu kao. Jeesu nimel, Isa, ma tänan, sinu vägi läheb praegu selle inimese hüppeliigesesse ja see saab taastatud ja ta võib tantsida ja kiitust anda Jumala. Halleluuja, kui sa praegu olid selle tegemas, tõuse üles ja hakka kiitma Jumalat seal samas, kus on kiites ja tantsides Jumala ees, austades teda, et sinu hüppeliiges on terve, sest et Jeesus on kuulutanud vabaks saamist seotule, nägemist pimedal laskma rõhutuid vabadusse. Kiitus Jumalale. Halleluuja, 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 halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tretöstö bokva trevidestese ne prötöste ne ambertönistese qua prestese qua priletöstese no rembot hökörödöstöse qua. Mul on rõõm, kiitus su, Isa. Halleluuja, mul on rõõm. Joosep, kas sa võiksid minna, ma ei tea, kas, ma arvan, seda on kidra kaudu vist parem lauda seda sama lugu, see sama rõõmulugu.
Äkki see leegi võiksid ka, on ta siin, on ta lastetunnis? Lastetunnis, okei. Sa võid selle kidra, pane siis mikker ka sisse. Halleluuja. Halleluuja, kiitus Isa. Halleluuja, ma usun, et need sõnad on äkki sul meeles, me ei hakka praegu neid välja otsima, et nagu aega raisata selle peale. Halleluuja, sa võid tõusta üles lihtsalt, väljendada oma rõõmu. Kiitus Isa. Ja ma rõõmustan hommikul, rõõmustan õhtul, tantsin su ees, mis iganes juhtub, ma tean, mis tuleb homme, mul on rõõm.